Tšau, kallid Kuutaro kanali vaatajad, aitäh kõikidele peregrupi liikmetele, kes siis jätkuvalt toetavad kanalit, annavad motivatsiooni edaspidiseks. Vahepeal läks neid liikmeid siis nagu vähemaks. Nüüd paar liiget on jälle juurde tulnud, see on ainult positiivne. Kindlasti, kui teil on võimalus kanalit toetada ja tahate näha ka ilma reklaamideta videosid ja natukene paremini vaadatavaid videosid, siis mis on ühes tükis kõik tähtkujud, siis kindlasti liituge peregrupiga. Lisan siia videole selle ette ära, et kõik siis kindlasti vaadake, video all on kirjas, kuidas saate liituda peregrupiga. Ja üldplaanis vaatame siis, mida see nagu mai teine pool toob kõikidele 12 tähtkujule suhetes ja armastuses siis. Tšau kõikidele jääradele ja kindlasti visake videole pöidla nuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ja muidugi võite järgida siis ka Instagramis. Ning vaatame üle, mis on siit tulemas siis jäärale lähitulevikus, suhted, armastus, mis on tulemas jäärale. Mis on tulemas jäärale, suhted, armastus, lähitulevik. Ja no tahab siit tulla, ma ei tea, teeme võtame 9 kaarti äkki. Hopsti. Ja nüüd huvitav, üks viimane kaart on puudu ja tuli ta välja. Ja kuidagi niimoodi need viimased kaardid siia tulid, et need tegelikult jäid. Muidugi kohe esimese asjana nägime me ära, et jääral on siis siin hermiti või eraku kaart. Ja hermit või erak tähendab siis põhimõtteliselt sihukest aja omaette veetmist või endale aja pühendamist. See on hästi suur spirituaalse ärkamise kaart ja selgusele jõudmine, aga just nagu enese avastus läbi mingite siis võib-olla ka traumad, et keegi peab siin mingid vanad asjad läbi töötama, et saaks siis liikuda mingi uue parema tuleviku poole. Aga kaart võib ka öelda muidugi seda, et te olete teistele inimestele liiga palju enda energiat nagu välja andnud. Et sihuke suhteliselt huvitav energia. Aga pigem sihuke üksik energia, aga hästi spirituaalne. Muidugi teise kaardina on siin jääradel väljas siis ka müntide 4 ja müntide 4 ta on sihuke kindlustunde ja stabiilsuse nagu kaart. Aga ta soovitab siis nagu ettevaatlikult või hoolikalt käituda enda rahaga, et ta on suhteliselt positiivne kaart, aga samas ta on nagu negatiivne pool, võib tähendada sükseid valesi, vargusi, pettusi, mingid saladusi või kavalust võib tähendada, eks ju, et mingis mõttes materiaalsetes olukordades või tööalastes olukordades peate siin ka natukene ettevaatlik olema, keda te usaldate, mul on sihuke tunne, et igaühte ei tasu siin kindlasti pimesilmi usaldada. Samas muidugi kolmanda kaardina on siin jääral väljas siis rippuv mees või poodu. Ja see kaart on nagu sihuke segadustunnete kaart ja võib siis öelda nagu seda, et võib toimuda palju asju korraga samal ajal või kellelgi on siin palju võimalusi või palju valikuid, mingi nagu segadus on siin või mingi müra on justkui nagu millegi või kellegi ümber. Samas see kaart on nagu sihuke kaart, mis ütleb, et ei tohiks lasta liigselt ennast häirida mingitel sellistel segastel olukordadel, et pigem tulebki säilitada siin rahu ja selge mõistus ja kui on siin vaja vastu võtta mingid olulised või tähtsad otsuseid, siis kindlasti ei tasu neid teha siis, kui te tunnete ennast, ma ei tea, kas kurvana või kurjana või emotsionaalsena nagu, et see kaart kindlasti ütleb, et ei tasu kiirustada ja tasub teha siis läbimõeldud otsuseid ja valikuid, et võib toimuda palju segadust, aga tasub endal rahulikuks jääda kogu selle segaduse keskel. Teine rida, no nii. Alustame kohe siit karikate rüütliga. Rüütlid on siuksed austajate kaardid, muidugi karikate rüütel on nüüd siuke hästi mõnus rüütlikaart, sest karikate rüütel on siuke romantilise austaja kaart. See võib tähendada mingeid kutseid, tunnete avaldamist, hästi palju just siukseid romantilisi emotsioone ja ma eeldan ka, et positiivseid emotsioone, kellelgi võivad siin tatoveeringud olla. Igal juhul hästi hea nagu energia, muidugi austaja kaart, eks ju. Samas karikate rüütel võib ka näidata iseenda energiat, et võib-olla tunnete ennast natukene nooruslikumalt ja romantilisemalt või midagi taolist või emotsionaalsemalt. Keegi siin tunneb ennast emotsionaalselt justkui teie olukorras, aga positiivsed emotsioonid on need. Ja tuleb järgmise kaardina siit välja ka hierofant. Ja hierofant on siis hästi suurte või hästi tugevate nagu liitude kaart.
ja Hierophant võib siin näidata siis võimalusi nii romantilistes sidemetes kui tööalastes sidemetes, sest ta on niisugune nagu hingetugulus sidemekaart, aga mõni inimene teeb enda tööd ka nagu hingega. Et mina võib-olla ka tavatööna ma teen metsamasinatele mingeid videosid, eks ju, aga ma teen ka samamoodi seda veits nagu hingega. Et see võib olla ka tööalane niisugune nagu hästi tugev side või liit. Et Hierophanti kaart põhimõtteliselt ütleb, et on võimalik siin luua mingeid tugevaid sidemeid või liite. Aga muidugi, kuna siin ees on kohe karikate rüütel, eks ju, siis kindlasti siin võib ka niisugune nagu abieluenergia olla. Sest mina ütlen Hierophantiga vahepeal, et see on niisugune nagu lepinguliste liitude kaart. Et siin on võimalik siis igasuguseid liite justkui järel luua. Nüüd teisere ja viimaseks kaardiks tuleb aga välja siit Keiser. Ja see on nüüd huvitav, sest Hierophant ja Keiser võib jällegi väga tugevalt tähendada mingit tööalast olukorda, sest Keiser on siuke 100% meesterahva energiakaart ja ta räägib mingist meesterahvast, tugevast, stabiilsest, turvalisest, võimekast meesterahvast. Võib-olla vanem meesterahvas, aga ei pea olema, võib-olla lihtsalt hästi arukas meesterahvas. Et keegi on siin hästi nagu siuke tugev meesterahvas isiksus ja keegi võib teile anda head nõu, see võib olla siuke nagu isa energia, et isa võib teil lähitulevikus siin tähtsat rolli mängida, aga kindlasti see võib olla siis ka siuke partneri või lähedase inimese energia, aga samas ka siis ülemus ja see Hierophanti tugevad liidud, nagu ma ütlesin, siin võib kellelgi tugevalt olla seotud asi mingite tööalaste olukordadega ka ja siin on nüüd naljakas, et ühel pool on see rüütel, eks ju, ja teisel pool on Keiser, et kui siin on nagu töö ja armastuse vahel mingi siuke segadus võib olla siin rippuva mehe puuduga, et siin on palju võimalusi. Muidugi jäärad mehed, teil on võimalik endal saavutada siis see Keisri siuke võimekas meesenergia ja naisterahvaste puhul tõesti võib see tähendada siis mingit võimekat, stabiilset, turvalist, austajat, partnerit, lähedast isikut, isa või tõesti ülemust. Et võimalusi on palju, muidugi jäära jaoks on boonusena hästi hea see, et Keiser on siin jäära enda tähtkuju kaart. Et meesterahvaste lugemine siin tundub, et tuleb mingi võimas muutus teie nagu kasuks. Viimane rida esimese kaardina on siin välja anda jäärale ka sauade 7. Ja sauade 7 on kindlasti siuke endale kindlaks jäämise nagu kaart. Enda eest võib-olla ka seismine, et see sauade 7 mõnikord negatiivse poole pealt võib olla siuke kaart, mis ütleb, et on nagu mingi konkurents või mingi võistlus või keegi meelega üritab teile halba nõu anda, et te läheksite vales suunas justkui, et teid nagu pidurdada veits. Et sauade 7 on pigem siuke kaart, mis ütleb, et uskuge rohkem iseendasse ja ärge kuulake liigselt palju seda kära või müra jällegi, mis teie ümber toimub. Et siin meelega võib-olla inimesed üritavad teile halba nõu anda, et teid enda teekonnalt kõrvale tõmmata, aga kaart kindlasti ütleb siis jääge endale ja enda põhimõtetele kindlaks ja liikuge sinna suunas, kus teie enda nagu süda justkui kutsub. Ja sauad, eks ju, aktiivsus, loovus, kirlikkus, et te peate olema aktiivne, tegutsema, te peate võib-olla enda loovust ära kasutama ja te peate tegema siin midagi, mida te teete kirega. Ja läbi selle peaks need arengud ja muutused siin tulema ja nüüd muidugi eelviimase kaardina on siin järele välja anda ka mõõkade äss ja kohe esimeses tähtkujus äss väljas. Ja mõõkade äss on eriti hea siuke nagu selguste ja lahenduste kaart. Et kui siin jäära jaoks on mingid olukorrad, kus ei ole olnud siukest lahendust, siis kindlasti selle kaardiga peaks tulema ja kui siin on mingid saladused, et see müntide 4-ga negatiivne pool, natukene siuksed pettused, saladused, mingid asjad on ju, et siis mingid asjad peaks siin ka välja tulema ja tegelikult siis siuke illusioonidest vabanemise energia sellel mõõkade ässal on. Pluss muidugi mõõkade äss on hästi hea siuke uute ja võidukate alguste kaart. Et kui siin on mingid uued asjad, võib-olla ka tööalaselt siis või suhetealaselt, kui te olete mõelnud midagi nagu proovida või siis ma kindlasti soovitan nagu vähemalt proovida, sest mingi asi võib teil hästi kiiresti areneda või hästi kiiresti kasvada, et selles mõttes mõõkade äss on siia väga hea siuke nagu arengute ja lahenduste ja selguste kaart, et tasub edasi tegutseda. Ja viimase kaardina huvitav nüüd tuleb välja teine 4 ja see on siis karikate 4. Esimeses reas oli meil müntide 4 ehk siis number 4 või 44 võib kellegile ka siin midagi tähendada, sest Keiser on ka number 4 suure arkaani number 4 kaart.
muidugi 4 ja 5 on siin kõrvuti ka hierofaandiga, see peaks tähendama suure arkaaniga nagu suuremaid arenguid. Muidugi nüüd karikate 4, ta on hästi hea nagu võimaluse või valiku kaart. Ehk siis karikate 4 on siuke kaart, mis ütleb, et ärge magage enda võimalust nagu maha. Et mingi väga hea võimalus võib olla teie poole teel, aga kui te nagu liigselt väldite mingeid võimalusi või pakkumisi, mis teie suunas tulevad, siis te magate maha midagi. Et see on natukene siuke motivatsiooni puuduse kaart või nagu solvumise kaart või midagi taolist. Aga samas ta ei ole üldse negatiivne kaart. Et minu arust on väga hea siin see, et siin on see mõõkatäss sees, et see mõõkatäss peaks tooma need selgused ja lahendused ja läbi selle saab siis edasi liikuda. Pluss peaks siin olema võimalik siis luua mingeid tugevaid liite ja ei tasu lasta ennast mingil müral häirida. Jäärad. See oli siis selleks korraks teie suhted armastus lugemine. Kindlasti visake pöidla nuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida mind Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.